Kujuta ette, et on aasta 1941. Maailm põleb. Keset seda kaost kirjutab üks sotsioloog, Pitirim Sorokin, raamatu ja ütleb midagi täiesti jahmatavat. Ta ütleb, et see sõda, see poliitiline segadus, need kõik on ainult sümptomid. Sümptomid milleski palju sügavamast. Täna vaatamegi tema üle 80 aasta vanust diagnoosi ja küsime, kas see mees kirjeldas tegelikult just meie aega. Ma olen päris kindel, et sa oled seda tundnud. Seda tunnet, et midagi on valesti. Poliitika on katki, kultuurisõjad rebivad meid tükkideks ja tundub, et miski ei toimi enam nii nagu vanasti. Aga miks? Mis on selle kõige taga tegelikult peidus? Sorokini jaoks olid see lihtsalt mingi halb periood ajaloos. Ei, tema jaoks oli tegu terve tsivilisatsiooni murdepunktiga, ühe maailmavaate surma ja täiesti uue koidikuga. Mõtle korraks. Selle peale. Ta ütles, et terve ajastu on suremas. Okei, lähme siis süvitsi. Tavaliselt on meie esimene instinkt näidata näpuga kas poliitikute või majanduse peale. Aga Sorokin ütleks, et see on sama kui ravida peavalu aspiriiniga, ilma et sa uuriksid, mis seda peavalu üldse põhjustab. Sa tegeled sümptomiga, mitte haigusega. Ja see haigus, uskus ta, peitub sügaval meie kultuuri südames. Sorokin vaatas kõiki neid tavapärasi seletusi ja lihtsalt raputas pead. Demokraatia versus totalitarism. Kapitalism versus kommunism. Tema jaoks oli see kõik pinnavirvendus. Ja siit tulebki tema kõigest šokeerivam väide. Hitler ja Stalin ei loonud seda kriisi. Kriis lõi nemad. Nad olid lihtsalt selle laguneva maailma vältimatud ja koletislikud produktid. Ja nüüd jõuamegi tema teooria absoluutse tuumani. Sorokin uskus, et läbi ajaloo on inimkonda sisuliselt juhtinud kaks vastandlikku kultuurilist, operatsioonisüsteemi, kaks täiesti erinevat viisi, kuidas me maailma ja tõde tajume. Esimene on ideaalne kultuur. Kujuta ette keskeaegset Euroopat. Tõeline reaalsus ei olnud see, mida sa nägid enda ümber, vaid see, mida sa tundsid oma hinges. Jumal oli kõige keskmes, väärtused olid absoluutsed ja muutumatud, otse taevast antud, punkt. Ja siis on selle täielik vastand, meeleline kultuur. See, mis on domineerinud viimased 500 aastat. Siin on tõde ainult see, mida su 5 meelt sulle ütlevad. See, mida sa saad näha, katsuda, mõõta. Üleloomulikku tõde pole olemas. Moraal? See on lihtsalt inimeste kokkulepe. Kõlab tuttavalt? Jep, tere tulemast meie maailma. Ühesõnaga, vahe on totaalne. Üks kultuur vaatab üles, vaimse poole. Teine vaatab enda ümber, materiaalsesse maailma. Üks otsib hinge päästmist, teine otsib maist õnne ja naudingut. Ja just see konflikt ongi Sorokini analüüsi keskpunkt. Ja nüüd tulebki Sorokini karm diagnoos. Tema väitis, et meie 500-aastane meeleline ajastu on jõudnud oma lõpp-punkti. See on oma loovuse ammendanud, selle väärtused on täiesti tühjaks jooksnud ja see on hakanud iseennast seestpoolt hävitama. Ja see polnud mingi suvaline arvamus. Sorokin oli teadlane, ta tahtis andmeid. Niisiis analüüsis ta kolleegidega üle 100 000 kunstiteost. Ja vaata ise neid numbreid. Keskajal oli peaaegu 100% kunstist religioonsene. Tänapäevaks on see protsent sisuliselt nullilähedane. Kunst on nagu peegel, mis näitab meile täpselt, kuidas meie fookus on liikunud taevast maa peale. Sorokini mõttekäik oli tegelikult päris lihtne. Kui kunsti ainus eesmärk on pakkuda uusi meelelisi elamusi, peab see pidevalt üllatama, šokeerima. Ja kui sa oled juba kõik ilusa ja harmooniline ära maalinud, mis siis üle jääb? Siis lähedki sinna, kus on räbane, kole ja katki. Siis hakkadki otsima kangelasi ühiskonna kõige pimedamatest nurkadest. Aga kunst oli muidugi alles algus. See oli ainult jäämäe tipp. Sorokin leidis täpselt samu lagunemise märke absoluutselt kõikjalt, filosoofiast, teadusest, seadustest ja isegi sellest, kuidas me inimesena üksteisesse suhtume. Vaatame filosoofiat. Kui kunagi otsisid suured mõtlejad jumalikku tõde, siis ajapikku hakkas domineerima idee, et ainus tõde on see, mida me saame ise kogeda. Empirismist ehk siis meelelisest kogemusest sai omamoodi uus religioon. Kui sa ei saa seda laboris mõõta, siis seda pole olemas. Ja sellel kõigel on üks päris jube ja väga reaalne tagajärg. Kui sa vaatad inimest puhtalt teadusliku, meelelise pilguga, kaob tema pühadus. Sa ei ole enam Jumala näo järgi loodud olend, sa oled, põhimõtteliselt lihtsalt üks keeruline bioloogiline masin. Keemiliste reaktsioonide kogum. Sorokini jaoks oli see inimese väärtuse täielik devalveerimine.
ja see viib meid loogilise ahelreaktsioonini. See on nagu doominokivide rida. Esimene kivi on see, et me kaotame usu absoluutsesse tõesse. See lükkab ümber järgmise kivi, moraal muutub suhteliseks. Ja see omakorda lükkab ümber kolmanda. Kui moraal on suhteline, siis ainuks reegliks jääb see, kellel on rohkem jõudu. Ja tulemuseks ongi lõputu konflikt. See oli Sorokini seletus 20. sajandi tragöödiale. Sorokin märkas veel õht veidrat haigust, mida ta nimetas kolossaalsuseks. See on meie kinnisidee suuruse vastu. Kõrgeimad pilvelõhkujad, suurima eelarvega filmid, kõige rohkem laike saanud postitused. Me ajame taga kvantiteeti, mitte kvaliteeti. Suurim on justkui automaatselt parim. Sorokini jaoks oli see kindel märk sellest, et kultuuril on sisu kadunud ja alles on jäänud ainult tühi kest. Okei, aga mis on siis selle kõige reaalne tulemus? Mis juhtub, kui kultuur niimoodi laguneb? Sorokin arvutas kokku sõjaohvrid 1 miljoni elaniku kohta ja siis tuleb see number. Ainuüksi 20. sajandi esimese 25 aasta jooksul oli see arv üle 52 000. See ületas mäekõrguselt kõik eelmised sajandid. Meie modernne, teaduslik, progressiivne ajastu oli ajaloo kõige verisem. See ei olnud juhus, see oli paratamatus. Nüüd sa ilmselt mõtled, et see on ju täiesti masendav pilt, et kõik ongi läbi ja lootust pole. Aga siin teeb Sorokini lugu ühe täiesti ootamatu pöörde. Ta ei arvanud, et see on lõpp. Vastupidi, tema jaoks polnud see surmaheetlus, need olid sünnitusvalud. Mõtle sellest nii, vana ja kõdunenud koor peabki pragunema ja purunema, et uus ja elujõuline taim saaks selle seest välja kasvada. See valu ja kaos on vajalik. Ajalugu liigub tsüklitena. Nii nagu keskaeg andis teed meie meelesisele ajastule, nii peab ka see surev ajastu andma teed millegile uuele. Mis see uus täpselt on? Kas me läheme tagasi usu juurde või loome midagi täiesti enneolematut? Sorokin ei hakanud ennustama, aga ühes asjas oli ta kindel, pärast seda tormi ja kaost tuleb uus loovuse laine. Ja sellega joomegi ringiga tagasi sinu juurde. Mõtle, see mees kirjutas seda kõike peaaegu 100 aastat tagasi. Aga kui sa nüüd vaatad ringi, vaatad uudiseid, sotsiaalmeediat, poliitikat, kunsti, kas sa tunned ära neid sümptomeid, millest ta rääkis? Ja see ongi see suur küsimus, mille ma sulle mõtlemiseks jätan. Kas see kaos, mida me iga päev näeme, on tõesti märk lõpust või on need hoopis millegi uue ja parema, valusad sünnitusvalud?